Tere tulemast kuulama järjekordset Peavõit podcasti episoodi. No, tänast saadet alustan ma natuke teistmoodi, kui tavaliselt räägin ma siin intros enda vastas istuvast külalisest, mida ta on teinud ja mida saavutanud, siis tänase külalisega on mul hoopis rääkida üks lugu, mis ei ole küll temaga seotud, aga lugu on siis selline, et ma olin vist umbes 10-aastane, käisin judo-trennis ja olin just saanud kollase vöö, ehk siis nagu teine aste. Ja esimeses trennis oma kollase vööga pidin oma klassivennaga, kes ka oli kollase vöö saanud, siis tegema matši, et siis teistele valgetele vöödele näidata, kuidas asi käib. Treener ütles läks 5 sekundit, klassivend nuttis, käsi rippus ja paari tunni pärast oli ta opilaual, vardad käes sees. Mina rohkem judosse ei läinud, kogu mu võitlusspordi karjäär sinna jäi. Kuidagi see asi jäi mulle sisse, mitte et ma päriselt ei tahaks võidelda, sest lõpuks sai minust päris korvpallur ja seal on ju ka vaja vahel teistele haiget teha ja tuleb arvestada sellega, et saad ise haiget. Aga igatahes minul seda sees ei olnud ja siis sellest ajast ma olen alati mõelnud, et mis või kuidas siis õige võitlussportlane mõtleb, kui ta teistele haiget teeb, kui tema töö osa ongi ise ka haiget saada. No täna on mul vastas inimene, kellelt ma saan neid kõiki küsimusi küsida. Inimene, kelle jaoks ei ole haiget saamine ja haiget tegemine juhus, vaid töö ja minu külaliseks täna on Eesti ilmselt kõige tugevama löögiga mees Uku Jürendal. Aitäh Uku, et aega leidsid ja tere tulemast. Tere tulemast. Kuule, aga alustuseks siis räägigi mulle hoopis, et kuidas sina oma tee võitlusspordini leidsid ja kas sinul selliseid probleeme või traumasid nagu minul siis oli ette ei tulnud? No, ma olen seda alati võtnud tegelikult pigem nagu mingisuguse püha asjana, et ma olen oma väiksema noorema vennaga olen väiksest peale madistanud. Ja see on alati jäänud siukseks nagu meie omavaheliseks nagu õppimiseks. Isegi on kõvasti haiget seal saadud. Ja see ei ole kunagi olnud isiklik. Mul ei ole kunagi probleemi olnud teistele haiget teha ja ise haiget saada, sest et ma olen alati võtnud seda selliselt, et ma õpin sellest midagi. Aga kuidas siis ikkagi, või millal sa nagu trenni läksid, või ma saan aru, et mul küll vendasi ja õdesid ei olnud, aga nüüd mul on väiksed lapsed ja nende eest ju astuks küll välja, aga ometi ma veel nagu boksitrennis ei käi, et kuidas sinul see tee sinna boksi või kickboksi trenni või ükskõik mis võitlusspordiga sa üldse alustasid, et kuidas sa sinna jõudsid? No ma tegelikult tundsin juba väga noorena, et ma nagu olen selle asja jooks loodud. Juba väga pisikesena, ma arvan, mingisugune 5-aastaselt juba. Ma mäletan, nii palju kui ma mäletan, et ma igapäevaselt lihtsalt praktiseerisin midagi, tegin mingit lööke, mingid asju. Aga mul oli kodus peres oli see suhtkoht selline vastumeelne. Kõik nende ägedate Van Damme filmide vaatamine ja üldse kaklemine oli täiesti rangelt keelatud. Ja millegi pärast, aga endal oli see nagu veres ja tahtsin kogu aeg nagu seda praktiseerida, kuna ma tundsin, et ma olen nagu mingisugune, mul nagu on see sees. Ja siis ma hakkasin ühel hetkel, kui ma olin saanud kodust minema, ikka 16-aastane olin, läksin tehnikumi kooli ja värki, siis ma vaatasin, et okei, nüüd on aeg, nüüd keegi kätt ette ei pane ja läksin esimesse boksitrenni, ma mäletan hästi. No see 16 tundub mulle nagu, kui ma mõtlen ise, mina selleks, et saada korvpalluriks alustasin 6-aastaselt ja siis sain, 16 tundub üsna hiline aeg, aga siis ilmselt oli ikkagi looduse poolt ka, nagu sa ütlesid, see tunne, mis sul oli nagu päriselt õige ka, et mitte lihtsalt tunne. Ja ütleme, see kõva löök oli juba kõvasti ennem seda, et ennem seda oli juba kõvasti madistatud, nagu väljaspool boksisaali ja igal pool, et tundsin, et see on nagu minu jaoks, aga ei olnud veel leidnud seda sellisel moel, jah. Nii, ja siis 16-aastaselt hakkasid boksima ja sinna ja see siis jäigi külge ja aga millal siis esimesed, ma ei tea, siis eduelamused tulid või hakkasid kohe mehed kukkuma? No kõigepealt oli ikka selline nagu degusteerimine selles suhtes, et ma ei võtnud seda kohe võistlustasemel. Ma alles nagu proovisin, vaatasin, aga kõik muu elu oli ka sellel ajal ju. Mõtle ise, kui sa oled seal, saad 18 ja värki, kõik elu nii palju muutub. Hakkad raha taga ajama ja kõike muud. Ja eks ma otsisin ennast, aga tundsin samal ajal nagu kogu aeg treenisin niimoodi kergelt hobi korras. Aga ma olin 21, kui ma ühel hetkel otsustasin, et nii,
nüüd sellest saab minu elukutse ja ma hakkan ainult seda tegema ja ma ei tee mitte midagi muud. Et ja siis pärast seda mõtlemist mul juba tulid tulemused päris hästi, kui ma 24-aastaselt võitsin Thai-boksi maailmameistrivõistlused näiteks. Aga mis see siis tähendab, et enam mitte midagi muud, et hommikust õhtuni trennis kõik kalorid loetud, makrod loetud, õhtused väljas käimised miinimumini või on seal ikkagi ka mingi tasakaal või tuleb sellisel alal, mulle lihtsalt tundub, et kui mu töö oleks nagu iga päev, mitte sa ei võitle küll iga päev, trennis küll on, aga põhimõtteliselt iga siis tööpäev on selline, kus ma võin põhimõtteliselt linnukesi näha, siis mulle tundub, et ma väga palju ikkagi sellelt rajalt kõrvale ei tahaks astuda. Ja kindlasti see hästi tugevalt distsiplineerib tegelikult sellepärast, et üldse kõik. Tegelikult ma alustasin ju üldsegi oma sportlaskarjääri esialgu kergejõustikuga. Et juba esimeses klassis hakkasin kergejõustikuga tegelema ja terve põhikooli tegelikult tegin ainult kergejõustiku, sellepärast et kodust ei olnud nagu luba antud minna teha karateed või mingit boksi või mingit muud asja. Aga ka kergejõustikus ma tegin väga häid tulemusi ja võitsin enamus oma võistlustest ja juba sain niisuguse väga hea põhja. Et selline sportlase mentaliteet tuli juba sellest ajast mulle kõvasti sisse ja see kindlasti andis väga suure sellise tõuke selleks, et siis teha ka, ütleme, võitlejakarjääri professionaalselt. Et see on ikkagi kõik, mis puudutab seda nagu treeni tegemist, siis see on tegelikult täiesti täielik sport, maksimaalne professionaalne sport. Et on ju, aga et kui me lõpuks jõuame selle võistlemiseni, siis mina näiteks täna võrdlen väga eristan võitlussporti tavalisest spordist, sellepärast, et kui ma lähen ringi mees-mehe vastu, siis seal enam spordiga enam miskit väga tegemist ei ole tegelikult. Natuke seleta seda lahti. Seal on, mina võtan seda elu ja surma peale põhimõtteliselt, et seal on kõik või mitte midagi, et sa ei lähe sinna lihtsalt punkte koguma või mingit kardiot tegema. Okay. Et seal on vaja võidelda. Võitlemine on täitsa teine asi nagu. Okei. Jah, see kõlab niimoodi loogiliselt. Aga ma korra tulen selle kergejõustiku juurde tagasi, et mis sa arvad, kui sa ei oleks kergejõustikus seda baasi ladunud, sest tegelikult jällegi enda lapsed väga tahaks kergejõustiku trenni panna lihtsalt selle baasi pärast, on ju. Et kas niimoodi puhtalt lehelt tulles 16-aastaselt boksitrenni hüpates oleksid samamoodi 24-aastaselt Thai-boksi maailmameistrid? Jah, huvitav küsimus. Või ma arvan, et minul see spordi juurde jõudmine juba noores eas kindlasti distsiplineeris ja hoidis mind eemale kõigest nii-öelda halvast. Et enda eakaaslased ju olid ikkagi teistel radadel sellel ajal, kui mina olin trennis. Ma usun, et vahet ei ole, mis spordiala sa tegelikult valid endale, kui sa teed seda distsiplineeritult ja järjepidevalt, siis see tegelikult annab sulle lõppude lõpuks väga, väga kõva siukse baasi. Et ma arvan, et see ei ole kindlasti nüüd kergejõustik või mingi muu asi, et ma arvan, et sport on sport, et kui sa seda teed täie pühendumusega, siis ta annab sulle väga, väga, väga hea sellise distsiplineerituse. Aga mis sa arvad, kas see, sa ütlesid, et sa juba väga noorelt tundsid, et see on sinu kutsumus on ja et sa pole seda kunagi vaadanud niimoodi, et sa teed nagu kellelegi haiget või kuidagi midagi halba kellelegi. Aga kas see on nagu asi, mis on õpitav või see peab ikkagi olema selleks, et Sa siis mõtled seda, et seda mõtlemist just, et minu ja sinu vahe ongi see, et ma murdsin kellegi käelu ära ja siis läksin nutsin kodus on ja. Okay. Et kas ma oleksin saanud mingisuguse kuidagi, või mis sa arvad, kas sellest saab üle, kas selle mõtlemise saab muuta selliseks, et see ongi töö, eks ole, tema ka ju valib siia ringi tulemise, tema valib selle, et ma kardan, et võib-olla isegi, et ei saa, jah, ma olen palju kuulnud seda ja ma ise olen trennis näinud mingitel oma trennikaaslastel seal, et oma sõbraga ei saa kõvasti sparrida. Miks ei saa? Ma saan küll, nagu ma saan isegi oma vennaga, et see on töö ja see on protsessi osa. Ja kui minu vend või hea sõber saab selles olla suureks abiks, siis pigem on see positiivne meile mõlemale. Olgugi, et seal võivad tulla mingisugused vigastused ja mingid traumad on ju sellega, aga see kõik on puhtalt lihtsalt protsess, mida on vaja, et saavutada. Nojah, ja tead, mul üks lemmik tsitaat, mul isegi see siia külje peale kirjutatud Lance Armstrongi tsitaat, et
füüsiline valu kaob meil lõpuks ära, et võib-olla kestab minuti, võib-olla tunni, võib-olla aasta, võib-olla 2, aga see kaob lõpuks ära. Aga selline allaandmisvalu, see nagu jääb igavesti. Seda ei tohi teha kunagi. Et umbes see vist iseloomustab hästi ka teie nagu seda sporti, et saan pasunasse saan, käsi läheb katki, siis läheb, paraneb ära, aga pean edasi päeva. See on number 1 ja alla ei tohi anda. See on nagu, see peab olema niimoodi, mitte kunagi. Mitte mingi tingimus ei saa olla selline, et nii, et nüüd mul on luba alla anda. See käib selle võitlusspordi juurde kindlasti. Ma arvan, et tegelikult iga spordi juurde, kui sa nagu oled endast lugupidav sportlane, siis ei tohi. Katkestada ei tohi, alla anda ei tohi. Et see on number 1 asi. No ma tean paljusid sportlasi, kes päris nii sirgelt seda ei löö, aga ilmselgelt keegi sellise asjaga ei tegele ka. Aga järgmiseks ma tahaks natuke selle enne matši asjast rääkida, sest mis tunne on siis näiteks 10 minutit enne ringi minekut? Kas sul on mingisugune ärevus? Hirmu ilmselgelt ei tohigi olla, ma arvan, et kui võitlusspordis hirm peal on, siis on hetk, millal nagu kotid kokku pakkida äkki või? Mul on tagurpidi tegelikult nende asjadega üldsegi. Mul on ärevus siis, kui mul seda võistluseks valmistumist ei ole. Mul tekib ärevus siis, kui ma olen selles normaalses elus, tavalises elus, kui mul ei ole seda mingit kindlat kuupäeva ees, kui mul ei ole vaja. Aga kui mul on juba asjad paigas, siis ma tunnen ennast, ma olen selles õiges tsoonis. Siis ma tunnen hästi mugavalt ennast, sest mulle nagu tegelikult, ma olen seda hiljuti nüüd alles endale selgeks teinud ja avastanud selle, et mul see täpselt niipidi toimib. Et kui mul on mingi konkreetne suur asi on ees, siis ma tunnen, et nüüd ma olen selles õiges kohas, nüüd ma teen õiget asja. Aga kas seal on nagu mingi vahe ka, oletame, et sul on, ma ei tea, 3 kuu pärast nüüd mingi matš on ja et nii, sul on see paigas, see ärevus ka pära, aga mida lähemale see matš nagu tuleb, kas ärevus, võib-olla ärevus on ka vale sõna, mida mina tundsin alati korvpalliväljakule minnes, ma küll teadsin, mida ma oskan, mis mu eesmärksid on, alati uskusin, et olen teistest parem, aga need liblikad enne lahtiviset on ju ikka kõhus. Kas võitlusspordis on ka või ei saa seda lubada neid liblikaid? On ikka. See tunne on kindlasti, jah. Aga see on nii huvitav tunne, seda tuleb ka nagu natukene eemalt vaadelda ja tegelikult see on puhas nii-öelda jõuallikas sulle, mis annabki sulle tegelikult selle särtsu, kui sa selle lihtsalt maha surud ja seda ignod, siis ma arvan, et ei tule pooltki seda performimist, mis selle abiga. Et hästi oluline on seda tunda, seda vaadelda ja seda õigesti suunata. No vaata, mu järgmine küsimus oligi, et kui see ärevus ühel hetkel ära kaob, et kas see on hea või halb märk, siis ma pigem tundub, et siis... See on halb. Pigem on see halb. Aga mis see sinu jaoks nagu tähendaks, kui sa üks päev oma järgmisele matšile lähed ja sul on nagu, ei ole nagu siukest tunnet, et... No siis võib tähele panemata jääda. Mõni löök võib 2 silma vahele jääda, nagu öeldakse. Kas see võib siis mingit teatavat üle siis olekut või enda arvad, et oled vastasest nagu parem selles mõttes, seda nagu tähendab, et mul ei ole ärevust, et ma lähen, sa pead nagu nii arvama jällegi, et sa oled parem, on ju. Aga sellel siis ülbusel ja nagu realistlikul sellel tundel on ju väga suur vahe, on ju, nagu liiga, kui ärevus ära kaob, äkki siis ongi juba see ülbus kohal. Ma ei ole selle nurgalt kunagi isegi mõelnud, aga vast ikka ei ole kellegi, ühtegi inimest muna peal olemas, ma arvan, kes ennem sellist mees-mehega vastamisi minemist, suure publiku ees võitlemist, ärevust üldse ei tunneks. Ärevus muidugi, seda saab ka erinevalt sõnastada, tegelikult on ta tühipaljas hirm. Ja nii hirm kaotamise ees, me ei taha kaotada, keegi ei taha kaotada. Aga just, et see hirm on seal olemas nii või naa, mees kõigis on see olemas, sellepärast, et see ongi inimloomus, ma arvan. Nüüd on oluline, mida sa selle hirmuga teed. Kas sa kasutad seda enda vastu või sa kasutad seda enda kasuks. Mida rohkem hirmu on, seda parem tegelikult, kui sa oskad seda suunata õiges suunas, siis ta annab sulle veel rohkem powerit. Aga kas see on mingis mõttes ka sama loogika nagu, et ma ei tea, enamik väga edukaid sportlasi tulevad ikkagi kohas, kus neil on, ma ei tea, lapsepõlves kas siis midagi olnud puudu, olgu selleks tähelepanu, olgu selleks mingi materiaalsed asjad, olgu selleks mõni pereliige, kes on puudu ja neil kuidagi seda sisemist drive'i on nagu
tänu sellele juba nagu rohkem, kui siis inimesel, kes kasvab nagu väga heas keskkonnast, et selliseid näiteid on ju üsna vähe, kes kuskilt miljonäride perest nagu tippsportlaseks saab. Millegipärast on see paraku niimoodi jah, et tegelikult me kõik võitleme millegi pärast. Ma tunnen ka seda, ma näen seda ka teistelt väga nagu kaugele jõudnud võitlejatelt, et meil kõigil on mingisugune sügavam asi seal. Nojah, ja see ongi see motivaator siis nagu selle ärevusega, et seda tuleb ka õigesti kasutada, kõik ei oska, eks ole, osad langevad depressiooni, alkohol ja elu läbi on ja teised siis leiavad selle kas siis mingi ala, mis neid aitab siis nii-öelda seda kaotust või seda puudust realiseerida justkui on ja, või siis mingi muu tegevuse või midagi. Aga, no just, mina isiklikult tunnen veel seda, et ma tahan nagu elus olla. Mulle ei meeldi, ja elus ma olen siis, kui mul on see ärevuse moment või see, siis ma tunnen ennast elusana. Sellega mul tuleb kohe meelde, mul korvpallitreener Indrek Ruut ütles kunagi, kui ma olin äkki mingi 15 ja vingusin, et jalad valusad on, et siis ta ütles, et võt, see hommik, kui sa ärkad ja sul kuskilt valus pole, siis järelikult sa oled surnud üldsegi. Jah, just. Aga kas sa oma päris esimest fighti ka mäletad? Mäletan küll, jah. See oli paras mürgel, ma kõvasti valmistusin selleks, ma olin nagu väga fit, võib-olla füüsiliselt ainult. Vana sa olid siis? Kas ma mõtlen, kas ma võib-olla täisealine olingi äkki, 18 äkki. No ja kuidas see siis läks? Ma võitsin selle punktidega, aga ta oli ikkagi niisugune rahmeldamine. Selline rahmeldamine, kus üldse saab, nii kui läks, nii kui pihta hakkas, siis lihtsalt käed-jalad käisid, kõik läbi segi ei saanudki aru, mis löök, mille järele tuleb. Aga samas sul oli ju selles mõttes trennis, ma eeldan, et ikkagi oli tehnika põhjus, seal sa ei rahmeldanud ju, aga ei suutnud lihtsalt seda nii-öelda kainet mõistust siis ringi veel esimesel korral viia, et seal see... Kindlasti ja, et pigem oligi see, et kohe nüüd hästi palju tahad kohe, et ära lõpetada see asi. Aga jah, eks siin on aastatega ja kogemusega on tulnud see, et tuleb olla rahulik nagu tegelikult. Tuleb olla rahulik, aga samas jällegi tuleb ka riske võtta, tuleb natukene riskida, aga see on niisugune tasakaal tuleb leida. Aga seda mäletad, kui esimest korda ise nagu päriselt haiget said, füüsiliselt just? Ma mäletan hästi ja mul oli Thai-boksi matš oli Andrei Bokaniga, teda kahjuks meie seas enam ei ole, aga tollel hetkel ta oli juba maailmameister. Aga minul oli see vist elu mingisugune teine matš või miskit sellist, et see oli kohalikus saalis, garantisaalis ja ma olin, ennem seda ma olin trennis juba, olin kõvamees, seal kõigist sain nagu värki ja siis läksin temaga kokku ja sain kohe esimeses raundis sain põlvega mööda nina niimoodi, et mul oli ninaluuli katki ja ulmalt verd tuli ja aga ma tegin lõpuni selle matši, ma mäletan, kaotsin selle küll punktidega. Aga see oli, ütleme nüüd, kui tunned seda põlve otse vastu nina tulemas, üks suurelt mehelt oli 2-meetrine jurakas, siis see oli ikkagi, siis said aru, et ikkagi füüsiliselt niimoodi vajutada, siis ta mõjutab ikkagi, siis ikkagi oled ettevaatlik. No mul on ka ninaluu katki läinud, ka 2-meetrise mehe, küll mitte põlv, aga küünarnukk. Ma mäletan seda, see oli trennis, ülejäänud kirjeldus on sama, et verd lendas ja oli nagu valus, aga ma mäletan seda hetke, kui ma nagu, ütleme, pool sekundit enne sain aru, mis nüüd juhtub. Ma nägin, see käsi jäi nagu hästi rahulikult, vaikselt tuli krõps, nina katki, verelõik maas. Mis tegid siis? Mis tegin? Olin pikali, vaatasin otsa talle ja siis mul oli üks hästi kõverninaga meeskonnakaaslane ja siis ma tegelikult ei saanud nagu aru, ma mõtlesin lihtsalt, mul nagu nii verd ninast jooksis üsna tihti, et kohe nagu luu katki on. Aga siis kõik meeskonnakaaslased käisid ja vaatasid, siis tuli see kõverinaga vend, ütles, et kuule, su nina on kõveram kui minu oma, et siis ma sain aru, et on mingi jama, aga pean ütlema, et nagu nii valus ei olnud, et mul on põlveristad sidemed 4 korda puruks läinud, siis need esimesed korrad, see oli nagu natukene valusam isegi. Et mul oli veel see ka, et see oli minu enda süü, ma ise tirisin teda käest kõige suuremat enda trennis, nagu siuke suvi oli ka fa nagu naljad, pidin 2 päeva pärast koondise laagrisse minema ja siis mul oligi nagu valus võib-olla sellepärast, et ma ei saanud minna sinna koondise laagrisse. Aga kuidas sul on? Kas valu puhul on hullem see füüsiline osa või see, kui selle tõttu jääb nüüd mingi järgmine matš, näiteks trennis saad vigastada, jääb matš ära või jääb midagi väga olulist nagu vahele sellepärast, et sa pead nagu taastuma. Et kumb see nagu hullem osa on?
no mul oli alaseljaga probleem, ja selle alaselja valu on, ma arvan, et hullem kõigest. See mentaalne valu ei ole midagi selle kõrval, mul on niisugune tunne, et noh, kui ikkagi see äkk valu, kui sul on ikkagi konkreetselt seal see sciatic nerv on ja saab seal otse pihta. Noh, see ikka lülitab välja sind. See on nii suur valu, et sa nagu saad teadvuse kaotada. Ja pluss see on ju su selg ka, millest sõltub ju põhimõtteliselt terve su keha funktsioon, eks ole. See on rits, ja hiljem tuleb loomulikult see, kui sa hakkad aru saama, et sa nüüd ei saa enam olla aktiivne võitleja, sa ei saa enam teha midagi, sa siis trennida, sa kõndida põhimõtteliselt isegi. No see kõik on, see komplekt on ikkagi korralik katsumus. No ja nüüd, kui juba vigastuste peal oleme, siis ütleme nii, et sul neid vigastusi võib siin päris palju ette lugeda. Tean, et sul on vist 12 operatsiooni olnud, eks ole, käelumurrud, mingisugused randmevigastused, käelabad, kulmukaared, ninavigastused, ribivigastused on ja seljaga juba mainisid, tood midagi välja ka, mis on nagu kõige hullem. No ma olen muidu, ütleme, selg oli selles suhtes nagu kindlasti nagu valu poolest kõige hullem, aga ütleme, selline ränkuse astmelt võtaks ikkagi tegelikult see, mis mul ju selle käeluuga juhtus. Et see ikkagi oli puruks. Täitsa pooleks, nii pooleks kui saab ja täitsa sodi oli see luuselt. No ma siin lugesin nagu selliseid nagu päris vigastusi ette, kui palju sul on nagu kui palju sa üldse tervena, nagu täiesti tervena trenni teed ja matsi on nüüd olen täitsa terve, täiesti ja ma olen aastatega juurde tulnud seda teadlikkust ja kõike tegelikult, et veel ja veel tarkust juurde, et ei tohi läbi valu suruda ja tuleb teatud asju ära jätta, osad harjutused ei olegi üldse minu jaoks näiteks. Kõige naljakam on see, et enamus vigastusi tuleb alati treeningul. Et ja eks tuleb õnne peab olema ja peab olema usku peab olema, uskuma peab millessegi. Et ma toon siin kohe paralleeli näiteks, et vaatan siin kõrvalt ju olin nüüd Tyson ja treenisin Tyson Fury'ga ja siis eeldasin kohe, et tal on seal mingi rets tiim ümber, ma ei tea, kes kõik võimalikud asjad seal, mingid treenerid ja füsiod ja kõik kogu aeg käivad tal järgi, et ta teeb eriti teadlikkusega seda kõike, aga ei, see mees usub lihtsalt jumalat. Okay. Ja läheb ja jookseb valusa põlvega suva. Aga kui midagi sellist näed, ise ei hakka jumalasse uskuma? Usku, ütleme, jumal kui selline ma usun, nagu ma usun millessegi suuremasse kindlasti ja aga see lihtsalt, kui ma midagi sellist näen, siis ma usun selle, nagu hakkan mõtlema, et uskuda tuleb veel rohkem. Et kõik läheb nagu hästi. Selle peale, seda tuleb uskuda. Kui sa sinna õnne korra mainisid, siis ma enne seda meie vestlust mõtlesingi, et kas nagu ülejäänud spordialadel on ikka õnnel on nagu faktor, ole sa korvpallur, ole sa kergejõustiklane, mis iganes, aga kas võitlusspordis on ka siis nagu õnnel ikkagi seal nagu suur roll või et kas saad selle löögi pihta või mitte, kas see ma ei tea, mulle nagu tundus, oma peas arutades tundus, et seal nagu õnnega on nagu vähem pistmist võib-olla, et kui korsu ise läheb või ei lähe, sa võid ju treenida, aga lõppkokkuvõttes see ongi see õnn vist seal. Võib-olla ja tegelikult on vaja nagu ikkagi kohal olla. Ma arvan, kohalolu on olulisem kui õnn. Et sa ikkagi suudad praktiliselt kõike näha, kui sa oled päriselt kohal nagu. Aga see kohalolu on lihtne nagu ära ajada sult pealt, et erinevate igasuguste petete ja asjadega, et sa natukene korraks lähed ikkagi oma keskmest välja ja siis juhtuvad asjad tavaliselt. Vot see õnn on selline suhteline, et puhtalt õnnega sa ei tee midagi, sa väga kaugele ikkagi ei sõua, et sul võib olla õnne matš võita, jah. Aga ütleme, pikas perspektiivis ainult sellele loota on väga keeruline. Äkki õnn siis selles mõttes aitab võitlusspordis, et saad nagu õiged vastased kuidagi või ma ei tea, õige promootor tuleb ja paneb sind nagu õigesse situatsiooni, et seda õiget inimest leida, et selle jaoks on ju õnne vaja ka natuke sa pead midagi ära ka tegema, et üldse, et sa nagu meelitaks neid inimesi. Aga eks ma kujutan ette, et sinul ka neid nii-öelda kärbseid ümber lendab nagu palju, eks, et see nagu õige asi sealt üles leida. Jaa, see on niisugune asi, ma pean natuke sügavamalt mõtlema selle peale, et kohe ei tahaks nagu lahmida. Aga õnn, jah.
mis asi üldse on õnn? Õnn tuleb sulle siis, kui sa oled selle välja teeninud. Muidu sa ei saa seda, nagu ma isiklikult arvan. Et lihtsalt õnne polegi, ma arvan, kui sa seda välja ei teeni. Õnn tulebki ainult siis. Ehk siis tuleb vaeva näha. Tuleb olla järjepidev. Tuleb olla tugev, sest õnn soosib tugevaid, eks ole. Tugev, järjepidev, vaeva näha. Okei. Sa mainisid seda, et nagu aja jooksul oled sa nagu õppinud oma keha paremini kuulama, eks täna sa oled täiesti terve, aga kui palju siis, et esiteks nagu millal siis see teadlikkus hakkas kasvama ja teiseks siis kui palju sa selles enne seda teadlikkust, seda valu ignoreerisid ja lihtsalt nagu tuimalt Eesti mehe kombel nagu hambad ristis läbi seina? Oi, väga nagu täiesti. See mul ongi probleem võib-olla selles, et mul seda valuse tolerants on ilmselt suht-koht lõputu. Kuna ma näen seda, et nagu ennem oli selline mõtlemine, et nii nüüd, mida valusam, seda parem, see teebki tugevaks. Olen elus. ja ma kannatasin nagu kõik, mul täitsa suva oli mingisuguse konkreetse traumaga lihtsalt trenni teha, aga lõppude lõpuks sa teed sellega aina juurde. Aga siis tekkis mingi hetk, nüüd ma hakkasin hästi teadlikult nagu kuulama igat väiksematki valu. Siis ausalt ütles keha võib sulle ka tegelikult teinekord sükest vingerpussi mängida, et nagu kas ta on sul päriselt ikka tegelikult nii valus, et kas ta on, sa pead ära tabama selle valu tõsiduse, ta on nagu küll valus sul, aga kas ta on nagu nii valus, et see piir on jälle, see balanss tuleb nagu jällegi leida, et jällegi profisport on ongi valus kohati, aga mis valu on nüüd see tõsine valu ja mis valu peab olema nagu osa valu, kõike valu ei saa kaotada nagu ära. Et eks see ongi kogu aeg tunnetuse küsimus. Ja ma ütlengi, et aastate ja kogemusega on see tunnetus aina paremaks läinud. Fakt on selles, et valu peab olema seal, aga mis valu on õige valu, mis on vale valu, selle ära tundmine, ma arvan, ongi see. No aga kas näiteks on üldse reaalne, et sa 20. alguses juba näiteks oskad seda õiget ja vale valu eraldada või see on nagu puhtalt trial and error, ise astud oma pangedesse ja siis... Ja kahjuks mitte, sellepärast, et kui juba selles eas, ütleme, hakkad juba nagu kõike näiteks valu või nagu ära hoidma kõigest, siis sa ei saa ka tulemusi, ilmselgelt. Aga samas, kui astud üle piiride enne, siis sa saad vigastusi, muud kui vigastad. Et jah, see tulebki leida see tasakaal. Aga su suhtumine on ka, peab olema vigastustes ajas muutunud, kui varem siis oli nagu vahet ei ole, et teeme edasi. Täna ikkagi kohe samm tagasi, leiad siis mingi muu treeningu, mingi muu harjutuse ja siis teed neid, et ega trenni ju sellepärast ära ei jää. Võib-olla kui see alaselja valu on, siis lähed ja puhkad parem. Just, ja et tegelikult alati leiab, mida treenida, selles on sul õigus. Aga nagu targem on ikkagi täna võiks öelda, et targem on mitte neid vigastusi endale koguda. Et see on nagu palju mõistlikum. Aga vaata, sa mainisid ka, et see küünarnuki vigastus üks su hullemaid selliseid asju karjääris on. Ma vaatasin ka seda, ütleme siis highlight'e eile järgi ja siis kuulaja, kes ei tea, siis Ukul löödi siis käeluu, eks ole, katki vist, mis see siis õigem... Ulna, selle murru nimi oli Montegia murd, ulna oli siis pooleks ja siis täitsa sodi, mingisugune 7 sentimeetri ulatus oli seal täitsa puru see vahel, pluss siis radial bone oli lahti küünarnuki küljest rebind. Et tegelikult puhtalt kickbox ongi lihtsalt nii brutaalne, eriti raskekaalus, et ma puhtalt blokkisin lööki, nii nagu blokitakse lööki, selles suhtes, et panedki bloki ette, aga Jamal Benzadik, kellega ma fightisin, suur mees, väga heade middle kickidega, oskas väga hästi oma massi ja sellist inertsi ära kasutada, et tema see middle kick lihtsalt on nii purustava jõuga, ta lõi läbi sellest. Aga sa said kohe aru, et nüüd on nagu peks või? Sain aru, et nüüd on lahti on, ma mäletan, raundi vahel juba ütlesin seda, et näed, kuule, liigub siin veits. Ja siis me otsustasime, et me teeme ühe käega edasi. Oleme ettevaatlikud kuidagi, proovime niimoodi teha, et sinna rohkem ei saa. Kahjuks tuli sinna veel lööke ja siis tuli nagu, tegelikult tegime aina suuremaks seda vigastust.
mis ka väga huvitav oli see, et tegelikult kohtunik seda matši ei tahtnud peatada, aga eks ta tegelikult oli sellepärast, et ma olin kuni lõpuni välja, ma olin vastasele tegelikult ohtlik, ma ei olnud nagu seal selles rollis, kes lihtsalt on käsi katki ja enam ei taha nii-öelda, vaid ma tegelikult valmistasin talle igal sekundil veel ohtu, mistõttu see matš läkski mul rippuva käega põhimõtteliselt lõpuni välja kuni eelviimase sekundini. Ja kes siis ei tea jah, et vastane oli 205 pikk, 120 kilo ja no, aga kui sa juba tundsid, et asjad liiguvad ja on katki on ja siis ei käinud mõtet läbi, et noh, kui me siin just rääkisime ka sellest, et noh, tuleb mõelda, et mis valu on nagu asi, mida peab kannatama. No just ja nii nagu enne ma ütlesin ka, et kõik, mis puudutab trenni on ju, siis spordi tegemine, eks, aga kui me oleme ringis, siis see on sõda, vaata. See on konkreetne võitlus, see läheb lõpuni. Täpselt nii nagu tuleb. Üks langeb. Konkreetne nagu gladiaatoride võitlus. Et seal ei ole seda. Ja no ma saan aru, et sina ise, muidugi sa ei võta seda, aga sul on ju ringis ka inimesed, kes tegelikult... Ma ei lubanud. Okay. Ja me rääkisime sellel teemal raundi vahel ja ma ei andnud seda luba. Ei, mitte mingi hinna eest ma kunagi ei ole. Ma olen ka varem sellega teinud, mitte kunagi rätikut ei tohi visata, vahet ei ole, mis seal on. Kui kohtunik tahab lõpetada selle matši, siis ta lõpetab, aga teistel seda luba ei ole antud. Aga ei, ma ise uskusin ikkagi lõpuni välja sellesse kuidas legendid sünnivad. Legendid sünnivadki tegelikult sellest, et sa tuled ebareaalsetest võimatutest olukordadest võidukalt välja. Mina uskusin sellesse. Aga seal üks löök ja olekski olnud, ega see väga palju puudu ei jäänud. Seekord jäi puudu, et pole hullu, tuleb järgmine võimalus. No aga ikkagi see käsi seal rippus ja sa said sinna nagu paarkümmend pauku veel otsa, et kas sellel hetkel on adrenaliin nagu nii võimas, et sa seda nagu valu justkui sellist ei tunnegi? No ma kujutan ette, et see on juba niisama rippudes valus. Mul ükskord läks küünarnukk liigesest välja. Ma seal sain röntgenist tädi peale väga pahaseks, sest ta tahtis, et mu kätt, ma ei tea, mis X asendisse panna, aga see ju ei liikunud, eks. Valu oli ikka väga ikkagi märkimisväärne. Loomulikult pärast matši, kui juba kõik adre ja kõik on mööda läinud, siis see asi läks kordades suuremaks. Aga pigem just see tahe, et nagu ei ole vahet, nagu valu küll ei lõpeta seda matši. Ei, see oli võimas vaatamine ja selline, määd respekt, mis siiasid nagu kaotus, aga siukse rippuva käega peaaegu. Ja veel seal kukkusid vahepeal püsti, ma ei tea, mulle tundus, et sa isegi nagu toetasid selle käe peale, kui sa püsti tulid, mis nagu tundubki siuksele mittevõitlejale ikkagi väga ebareaalne. Mis siis, et ma olen ka sporti teinud, ma olen igast asju näinud, kuidas saadakse vigastada. Korvpallur ei tõuse püsti katkise jalaluuga, eks ole, ta ei astu sinna peale üldiselt. Kobe Bryant ainult tuleb ja viskab oma katkise hilkaga vabakaid, teised juba nutavad kuskil riietusruumi taga otsas, et see... Suhtumise küsimus on ju, kui lõpuni sa tahad minna. Aga mis see siis pärast tähendas, kui pikk paus ees ootas? No ma ju mingisugune kuu pärast juba ma hakkasin juba treenima, kui mul oli see metalliga kokku pandud ja värki ja siis ma juba vaikselt õrnad sain juba lüüa midagi seal teha. Aga eks see protsess kõik oli ju väga pikk. Nüüdseks on ju natukene üle aasta sellest kõigest möödas. Ei ole väga pikk aeg tegelikult. Nüüd on juba ammu sealt metall välja võetud, nüüd olnud seal kõigepealt tehti esimene open, siis tehti teine op, võeti see metall välja. Ja väidetavalt ju kõik luud, mis purunevad, kasvavad topelt tugevaks pärast, aga siiski, et ta tahab aega saada, et ta ikkagi päris nagu stabiilseks saaks. Ja ütleme kickboksi jaoks, sellepärast ma täna võikski öelda, et nagu lähitulevikus veel ei näe, et läheksin kickboksi matše tegema. No sellel jah, ma olen seda ka mõelnud, et minu häda oli see põlve ristad side, ja olen võrrelnud seda, mõnikord luumurd näeb väga võigas välja, eriti nagu kontaktspordis, eks ole, et lähebki lihtsalt pooleks midagi. Aga see luu nagu kokkukasv on nagu füüsikaseadus, et see kasvab nagu nii kokku, eks ole, läheb tugevaks. Samas, kui sul tuleb ikkagi midagi panna nagu kruvidega kuhugi kinni, siis see justkui nagu minu vaates tundub nagu raske, ka mentaalselt, sellepärast, et kui luu kasvab kokku, see on koos. Kõik väga hea, aga ma ei näe ju, kas kruvi on roostes või ei ole. No mul võeti välja.
see plaat. No seda jah, ma mõtlengi, et lõpuks jääb sul lihtsalt nagu terve luu ja seda on nagu mentaalselt, ma arvan, nagu lõpuks ringi tagasi minna nagu lihtsam, kui sa teaksid, et see plaat nüüd hoiabki sind koos näiteks. Õige, jah. Aga see plaat ei sega ma ka tegelikult, miks ma selle välja võtsin, kõik ei võtta tegelikult välja. Okay. Ma võtsin mul oligi suve lõpus. Eelmise aasta suve lõpus ma tundsin, et see plaat teeb haiget palju, et ma hakkasin juba sparringuga tegelema ja hakkasin juba kontaktiga tegelema, siis ma sain aru, et kui ma sinna löögi saan, siis on nagu ebareaalne valu oli, just see metall ise segas. Siis me võtsime selle metalli sealt välja. Ja on selgelt parem? Ja, ta on kõvasti parem, aga ütleme jah, täna veel sinna jalalööke ilma kaitsmeta nagu profi kickboxis on, et seda hetkel veel ei soovi. Aga nagu ma aru saan, siis natuke nagu tõmbabki rohkem sinna boksi poole täna ikkagi. Ja, ta tuli alternatiiviks mulle, sellepärast, et võidelda mulle meeldib, enamus knockout mul on olnud üldjuhul alati läbi kätte ja kuigi muidugi mõtlesin, et boks on väga võõras ala nagu võrreldes kickboksiga. Aga mis seda päästab, ongi see, et nagu raske kaalu juures on see boks. Kui nüüd vaadata, raske kaalu boksi, siis see on lihtsalt võitlus. Seal on instinktid ja ajastus. Kõik. Et kui vaadata seal 60-70 kilo mehed, need peavad väga tehnilised olema ja neil ei ole seda ühte lõpetavat lööki tavaliselt. See ei ole lihtsalt füüsiliselt väga reaalne. Aga just raske kaalus on täna ma näen, et nagu mul on täielikult šanssid olemas seal olla täitsa tipus raskekaalu boksis. Nüüd on ainult jutt sellest, et saada need õiged matšid ja teeme. Et õnne on nüüd natuke jälle või? No, ma ei tea, kas on õnn. Teeme lihtsalt, tuleb. Praegu nii võtta siis jah, et nagu kuidas üldse õnnestus mul Tyson Fury'ga ühte samasse laagrisse saada. Ma poleks unes ka näinud seda nagu päriselt. No sellest me veel jõuame rääkida, ma natuke tahaks selle boksi versioon. Võib-olla ma küsin üldsegi nii, et miks üldsegi nagu kickboks? Kas see oli nagu ainuke selline... Van Damme pärast. Okei. Nii lihtne see ongi? Vist küll, jah. Mingid jalalöögid ja asjad on tegelikult ka ikka huvi pakkunud, et jalalöögid mul väga tugevad. Oli suur osa tegelikult võitlusest mul, aga samas jällegi matšidel ikkagi knockoutid on tulnud kõik läbi kätte. Mõtled ka vahel, et oleks võinud võib-olla varem seda ala siis vahetada või boksi peale rohkem keskenduda või pigem... Samas kõik läks nagu nii nagu peab, sellepärast, et kickboks on olnud mulle väga südamelähedane ja ma ikkagi jõudsin Glory sarja, kõige parem koht olin seal top 6 heavyweight'is, mis on arvestatav, knockouteerisin Badr Harigi, kes on siis kõige suurem legend üldse kickboksis. Üht-teist sai seal tehtud, ma arvan, see on okei. Ja teeme boksis, ma eeldan, et see on okei. No ma vaatan ka niimoodi, et kas mulle võib-olla tundub, aga boks tundub sellise, ütleme siis sportlase mõttes ikkagi kõrgema ja meeste nagu pärusmaa ka natuke, et Fury'st siin juba rääksime, sa isegi ei ole ju enam esimeses nooruses, eks... 37. Et... Tunnen küll nagu oleks 18. Aga enamikel spordialadel 37 aastased, kui me räägime mingist golfist või väga ikkagi nagu füüsist nõudvatel aladel, on see juba aeg, kus hakatakse vaikselt, olgu need siis kindad või tossud nagu riputada. See on varna panema. Raske kaalu boks on millegi pärast ilusti seal 35+, pole mingi probleem. Aga kas võib-olla nagu, sa ütlesid ka vaata, et raske kaalu boksis, põhimõtteliselt saad seal ühe löögi pihta, on matš läbi, et kas järelikult sul on seal vaja, vähemalt mulle tundub, hästi palju kannatust. Sa pead kannatama, ootama seda võimalust, mitte võib-olla liiga uljalt peale lendama. Aga see kannatus ongi asi, mida me õpime ajaga. Kas see on võib-olla see loogika seda? Kannatus ja see tunnetus. Just, et sa tunnetad millal, et puhtalt kannatus ei ole ka nagu see õige sõna siin. Sa ei tegelikult isegi nagu ei kannata, see võib iga hetk juhtuda. See, millal sa tunned, et on õige moment teha see vasturünnak. Nagu ma ise, mulle endale meeldib väga olla see nii-öelda counterpuncher, siis et mul alati meeldib ajastada oma löögid täpselt sellele momendile, kui mind rünnatakse.
üldjuhul alati nendega, kes ei taha mind rünnata, mul on natukene keerulisem neid kätte saada, kes tahavad ise nagu vastu lüüa mulle, siis meil tihtilugu ongi, matšid on sellised, kus mõlemad suht koht seisavad. Löö sina esimesena, ei, ma löön esimesena, löö sina vaata ja siis ongi sükene, et mõlemad tahavad nagu counterdada lööki. Aga noh, raskekaalubooksis enamasti on ikkagi üsna siuksed, tulevad sulle ise nagu kallale ja üritavad sind ära lüüa, et noh, mulle väga sobib siuke asi, et noh, siis ongi see, et mitte asi ei ole kannatuses nii väga, vaid just selles ajastuses, et sa leiad selle õige momendi täpselt, millal sinna vahele lüüa. Aga kas see, et vennad peale tulevad, võib olla sellest, et nende nii-öelda conditioning ei ole nii hea, et nad teavad, et kui me siin 10 raundi boksime, siis lõpuks ma olen nagu Homer Simpsonit seal, eks ole, ja lasen ennast nagu klohmida, kuni üks meist nagu kukub, et tahaks kohe kiirelt ära teha, sest pärast seda, no nii palju kui olen vaadanud boksis, no need lõpuraundid on ikkagi nagu, no seal jah, mingit tehnikat kui sellist nagu ei ole, et kellel on veel auru sees, see seal midagi üritab ja teine siis vaatab oma võimalusi. Jah, noh, ma arvan, see on üldse niisugune see boksi ja raskekaaluboks selline, seal on ajastus. Ajastus on see kõige tähtsam, ma arvan, üldsegi tegelikult ja loomulikult conditioning, et sa jõuad teha, et sul on seda füüsist, et sa jaksaksid. Ja just, et sa ajastus on number 1. Ajastus võidab kõike. Võidab kiirust, võidab tehnikat, võidab jõudu. See, et sa ajastad õigel ajal need löögid, need rünnakud. Ja ajastad õigel ajal ka eest ära tulemisi ja nii edasi. Okay. Aga kas treeningutes, noh, loomulikult jalaga ei või boksis lüüa, aga kui võtame selle nagu konkreetse nagu siis ründetehnika kõrvale, kas treeningute ülesehituses või mõtlemises ka midagi muutub või muutus sinu puhul, et kui nüüd praegu aseainet nii-öelda boksi näol tarbid? Tead, võitlemine. Stance kõik on suht koht sama. Seal mingisugused väiksed korrekteerimised olid, aga ikkagi ma arvan, et üleüldse kõik võitlusalad, kus 2 võitlusalad, need kõikidel on ikkagi see loomus on sama. Tegelikult ei ole väga vahet. Okay. Sa oma karjääri kõige paremat lööki ka mäletad, on sul mingi siuke löök, mille peale sa vahel mõtled ja judinad tuleb peale, et siukse paugu siin ära? Mul on see parem õuerend, jah, see on nagu tuttav kõigile. Et ma olen seda juba nii palju löönud, et nüüd ainult kõik seda ainult kardavadki ja ainult seda ootavadki. Et seda tuleb nüüd veel natukene vahepeal vähem kasutada. Et seda ei taha keegi nagu üldjuhul. Ja sellepärast võib-olla ei julge ka tulla mulle väga peale, et nad võivad oodata seda lööki saada viita. Aga seda ma ise tunnen jah, niimoodi, et kui see nagu connectib, et siis see kuidagi ta on nagu nii maaga ühenduses, nagu ta on teistmoodi tugev jah, et see võtab kindlalt maha nagu iga mehe siin maamuna peal. Kui ma küsingi, et nagu siis kõige parem siis knockout, mis sa siis teinud oled, tõenäoliselt selle löögiga tulnud, aga kelle vastu? Saab üldse niimoodi võrrelda või? Mul on olnud neid õuerendiga, neid lõpetamisi on päris palju olnud, aga kõige ilusam, seda isegi matši ma pole väga, seda ei olegi kuskil üleval, aga ma tegin Poolas, see oli mingi 2014 aastal, ma tegin Poolas, ühe 4-mehe turniiri, raskekaalu 4-mehe turniir oli ja mul oli vastas mis mees oli Martin Patsase vastu, ta oli tegelikult minust nagu kõvasti kõvem nagu reitingust tollel hetkel ja ma lõin talle nagu selle parema õuerendi ja see tabas täpselt nii, nagu me tahtsime. Ja siis ta viidi ära sealt pärast täitsa kiirabiga, et nagu tal oli, seal oli kõik. Et siis oli korraks selline mõte, et okei, see vist läks natukene liiga kõvasti. Aga see on vist tegelikult ohtlik mõte nagu sinu jaoks selles mõttes, et kui see kuidagi kummitama jääb, siis see võib saatuslikult kätte maksta. No ta kummitama vast ei jää, aga oli näha, et tekkis selline ale tunne küll korraks. Et nüüd vist läks natukene paljuks. Okay. Aga kas oskad äkki välja tuua ka mõne kaotuse, mis nagu kõige rohkem ennast nagu närima on jäänud või ja miks just see? Mõtlen kaotusi.
no alati on olnud mingisugune põhjus, noh. Et kaotusi on ikkagi olnud, jah. Aga mis ma mõtlen? Noh, kõik on endale nagu ära põhjendatud, miks see juhtus, mis seal oli valesti, see tehtud ärki, et mul ei ole kunagi jäänud niimoodi, et ma nüüd hübedalt jään, see jääb nagu närima või jään kahetsema, vaid mul on alati olnud see, et okei, tegime seda natuke valesti, teeme järgmine kord õigemini ja ei ole niimoodi konkreetselt midagi. No aga kaotus ei olegi ju kaotus, sest kui sa sellest õpid, siis see on lihtsalt õppetund. Loomulikult jah. Ja no fakt on see, et nagu raskekaalu võitlusspordis ei ole palju vaja, et see juhtuks. Aga kas sind on ka nagu niimoodi liblikaid vaatama löödud? Ma täitsa nokkis ei ole käinud nagu täitsa niimoodi, et mul on nagu kõik ja ma ei tõuse enam ise. Ma olen alati nagu püsti tõusnud, on olnud see nagu tehniliselt knockout ja see tähendab seda, et sa tõused küll püsti ja siis kukud uuesti, tõused uuesti püsti, kukud uuesti, noh, see on, aga mul ei ole olnud seda blackouti, see blackout on nagu päris karm. Ise on seda paraku päris palju saadud tehtud, see võimatu ei ole. Okei. No aga mulle siin jutust ikkagi kõlab ja ega ma ise ka mõtlesin, et tegelikult võib-olla isegi füüsiline vorm on loomulikult tähtis, tehnika ja kõik see, aga just see vaimne pool sinu spordialal mängib vaata et sama suurt rolli, et kui palju sa ise oled teadlikult oma pead treeninud või on see lihtsalt nagu aastatega või nagu kogemuse pealt tuld või ikkagi nagu professionaalselt inimesi oma tiimi appi võtta? On olnud nii ja naa, on olnud mingid perioode, kus ma võtsin täitsa tiimi, võtsin sellisel nii-öelda mental coach'i endale, kes siis aitas erinevad asjad erinevate tehnikatega ja kõik need visualiseerimised ennem ja hingamised ja täna ma tunnen, et ma nagu ei vaja neid, aga samas ma olen jällegi kõigest nende igasugusest nii-öelda sellisest abimehest võtnud jälle mingisugused õppetunnid, mida ma kasutan. Et mul on oma kindlad asjad, mida ma alati teen enne matši ja et hoida ennast nagu täielikult võitlusvalmis. Väga lihtsad tehnikad on, et väga palju saab hingamisega ära teha näiteks ja ega selle muud väga paljukest ei olegi tegelikult. Aga mis sa arvad, kui oluline üldse täna spordis on sellise, ütleme siis, ongi vaimse treeningu osa? No ei peagi üldse võitlussport, vaid üleüldse, mis me siin näeme, et noored ei taha, nagu kehka õpetaja võtab vile või mõõdulindi või stoppri välja, nii on kõik riietusruumis ja mis siis, kui ma kaotan. Et ma olen 35, üsna ühe aja mehed, mina nägin, kui oli stopper või mingisugune mõõdulind, siis see oli võimalus ju võita. Ma kunagi ei mõelnud, mis siis saab, kui ma kaotan. Aga kuidas sul on mingi teooria, et miks niimoodi on läinud? Tead, ma isegi ei ole kursis sellega selliselt. Ma olen ise olnud alati see, et ma olen alati tahtnud võistelda. Mul on isegi võib-olla see suur nagu kerge nagu pahe olnud, et nagu kõiges on vaja võistelda ja kõiges on vaja võita. See on mulle kaasa sündinud. Ma ei oskagi teistmoodi mõelda isegi. No enamus, ma arvan, meie inimestel ongi see kaasa sündinud ja see ongi nagu võiduvõimalus on asi, aga täna on kaotushirm selle nagu võiduvõimaluse tunde üle võtma. Ja, see on huvitav vaatenurk, okei. Sest miks muutus kehaline kasvatus liikumisõpetuseks? Täpselt sellel samal põhjusel, et muidu... Saan aru, okei. Jah, aga just nüüd, et hakata mentaalselt treenima kedagi. Ma arvan, et seda peab üldsegi teistmoodi võtma natukene. Ma arvan, et seda ei saa õpetada selliselt. Seda saab õpetada ainult läbi kannatuste. Aga ometi meil on spordipsühholoogid ja tegelikult ka... Need ei aita mitte midagi, ma arvan, et vaja on kõikidele noormeestele kannatusi. Kõikidele on vaja kannatusi, isegi mitte ainult noormeestele, vaid ma arvan, et üldse kõikidele, kes tahavad vaimselt areneda, siis see areng toimub ainult läbi kannatuse. Ma olen sellega täiesti nõus, aga vaata, me enne ka rääkisime sellest, et mõni võtab selle kannatuse, hakkab jooma ja joob ennast surnuks. Teine võtab selle kannatuse, keerab selle motivatsiooniks ja tuleb taiboksi maailmameistriks. Et ma ei tea, minu teooria on, et seda saab ikkagi nagu treenida ja seda enda pea asja saab nagu
saad ennast ju paremasse seisu viia, selles mõttes, kui sul kogu aeg, ma ei tea, enne ringi oleks, siis ma ei tea, mingisugune hirm või asi hakkaks tulema, siis tegelikult tõenäoliselt mingisuguse tehnikaga saaks selle nagu vaigistada. Seda küll, jaa, aga nagu loomust on nagu keeruline natukene millegi muuga treenida kui ainult kannatusega. Raske, mina ikkagi olen nagu seda meelt, jah. Okei, mul lapsi ei ole, ilmselt sul on. Oma lastele sa ilmselt kannatusi valmistada ei taha, et õpiks. Ma saan sellest aru, eks mul tuleb ühel hetkel ka tuleb sellega silmitsi seista. Aga ma olen kindel sama sellegi sellest, et kasv tuleb ainult läbi raskuste. Mitte ühegi muu vahendiga sa seda ei anna edasi tegelikult. Aga doseerimises on küsimus, ma isiklikult arvan, et jah, hakkab jooma, sest et võib-olla ta sai natukene liiga palju korraga. Aga seda kannatust tuleb anda natukene vähem siis. Igal ühel on oma see, ma kujutan ette see kannatusvõimekus, palju ta kannatab korraga. Mõni kannatab kohe väga palju. Mul on natukene vähem vaja anda. Aga ma arvan, et see on ainukene õpetamise tegelikult meetod, mis päriselt aitab. Ülejäänud ei ole tegelikult, see ei aita sind tegelikult selliselt. Nojah, ega inimese edasiviiv jõud, meil on ju 3 asja, mis meid peab liigutama, et hirm, nälg ja sugutung, ega kui nendest puudus ei ole, siis on, või noh, pole hirm, siis ei ole ka tööd seal taga ilmselt, et see on hea, see on minu jaoks hästi nagu põnev teema, ma nagu mingis mõttes ma olen nõus, see sama ju näide on, et enamik edukaid inimesi üldse, me ei pea isegi ainult spordist rääkima. Kõik on tulnud läbi millestki. Täpselt. Ja ainus võimalus saada, jõuda kuhugi on vaja millestki läbi minna. Aga samas mulle nagu tundub, et meil on ka võimalik nagu õppida just neid kogemusi nagu kasutama ja kas kasutama neid nagu siis enda elu positiivseks muutuseks või siis negatiivseks, et seda... See on õigus. Ja, aga ma ei tea, ma saan aru, sul on mingid kindlad asjad, mis, ma ei tea, kui sa tahad nagu nimetada, et missugused asjad aitavad sul siis seda kohalolu just, mis täna on nagu tähelepanu probleem on meil kõigil, näpp kogu aeg scrollib, eks ole, üle 2 sekundi ühe asja peale keskenduda ei saa, aga noh, sa pead seal ikkagi olema valmis. No hingamisharjutused kindlasti ja külmvesi, 2 asja koos. Sa oled see mees, kes hommikul kohe hüppab sinna? Ja mul ei ole üldse probleemi, ma avastasin külma vee mõned aastad tagasi ja nagu sellest hetkest sa nagu armusin sellest täielikult ära, et see on kõige parem nii-öelda vahend ja saada ennast kohale. Sest kui sa külmas vees oled nagu reaalselt, päriselt külmas jäävees, sul võib olla maailma mured kõik koos sellel hetkel, kõik võimalused mured. Nii kui sa sinna külma lähed, siis vähemasti see moment, mis sa seal oled, sa ei suuda mõelda mitte ühegi probleemi peale. Sul lihtsalt külm. Võimatu, sa mõtled selle peale, sul on niivõrd külm. Aga mis see jällegi on? See on jällegi kannatus. Täpselt samamoodi. Et aga külm vesi. Ja samamoodi mitte, ütleme, kõigepealt avastasin külmaveeni ja siis hingamisest ma olen nagu teadnud kogu aeg, et see on hea. Ma ei olnud nagu selliselt võtnud seda nagu tõsiselt veel, aga hingamist olen nüüd ka teinud paar aastat hästi tõsiselt. Ja võiks öelda, et need 2 asja koos käivad nagu käsi käes, et hingamine nagu veel level up nagu täiesti, sa saad ikka väga, väga tugevalt mõjutada enda alateadvust läbi hingamise, saada omal see kohalolu, saada enne see usk, mis on tegelikult kõige tähtsam. Aga kas sa nagu kohe, kui asjaga tegelema hakkasid, kohe nagu tundsid mõju või pidid ennast natuke aega sundima ka, enne kui see nagu päris tööl hakkas? Mul oleks sellepärast läks nagu aega, et ma alguses nagu, jah, võib-olla ei tundnud kohe seda mõju. Ja ei usku, võib-olla sellepärast ei tundnud, et ma ei uskunud esialgu, aga kui ma hakkasin sellesse nagu uskuma, siis hakkas kohe mõjuma ka. Et need 2 asjad on väga-väga võimsad asjad. Ma täna võin öelda, et ma isegi ilma nendeta ma suudan ilusti toimida. Aga ma olen täna sellises kohas omadega, kus ma tegelikult ilmselt toimingi keskmisest paremini igas aspektis. Aga ma ei taha olla lihtsalt seal nagu keskmine nagu. Ma tahan, et ma oleksin eriti hästi. Ma tahaks olla eriti kohal ja ma tahaks, et mul täiesti uusi leveleid püüda, siis neid aitab kindlasti püüda hingamine, külmvesi. Kui neid praktiseerida, neid asju, siis need on mega hea tööriist. No,
ma mõtlen, kas sa visualiseerimisega ka tegeled, et teie alal selles mõttes ju, sa näed oma vastast, sa tead ta tugevaid asju, külgi mul kohe tuleb pähe see, kuidas McGregor vist oli Aldo, kelle ta seal paari sekundiga nokki lõi, et ta enne täpselt seda lööki seal harjutas, visualiseeris ja kui matš hakkas, tegi täpselt selle asja ära ja tulemust me teame kõik, see minu meelest ongi ainuke äge asi, mis McGregor teinud on, et jah, see oli mega hästi ilusti ta reklaamis selle välja ja tegi 100% ära, mis ta rääkis. Aga visualiseerimine on ohtlik asi, mul endal on olnud nagu kogemus ka sellega. Visualiseerimine on selline asi, mille sa alustad mõttetasandil, oma teadliku meelega pead visualiseerima. Aga sa pead saama selle oma teadlikust meelest alateadvusesse, tundesse. Kui sa ei lähe sellega nii sisse, kui sa lihtsalt nagu mõtled, see, meie mõtted stsenaariumid oma peas ja sa ei lähe sellega nagu oma tunnetusse, siis see pigem segab sind. Ta ajab su pea veel rohkem sassi. Ja sul ei teki kindlust mitte miskit. Et jah, need asjad võiksid kõik asjad koos käia, et mingil hetkel mulle väga meeldib tegelikult teha sellist asja, et teed hingamist, viid ennast hingamisega sellisesse nagu täiesti blank sheet'i, nagu, et sul on puhas leht, sul pole mitte ühtegi muud mõtet ja siis sa käid läbi oma ideaalseid stsenaariumeid, siis ja mitte lihtsalt ei mõtle korraks, vaid viid täiesti alateadvusesse, viid tunnetusse neid stsenaariumeid, need töötavad. Siis sa isegi aru, siis sa isegi oma su teadvus pärast ei mäleta seda, mida sa praegu just läbi käisid. Aga sa tunned seda, sul on millegi pärast tunned, et sul on kuidagi parem energia, sul on nagu selline positiivne meel, sul on kindlus tekib lambist. Aga nüüd hakka nüüd visualiseerima täitsa tühja koha pealt, enamus inimesi sellega hakkama ei saa, ma arvan, võib-olla mingid mungad saavad kuskile hakkama sellega, aga need on ka ennem seda mediteerinud, ma ei tea kui kaua aega ja tegelevad mingid muud asjadega. Et olge ettevaadige kõik, kes selle visualiseerimisest räägivad, et jube hea tööriist on. Palju olulisem on see, et sa suudad oma mõtted nagu kõik vaigistada kõigepealt. Ja ma saan pointist aru küll. Siis sa saad sinna panna erinevad stsenaariumid ja tunnetada neid läbi. Need töötavad, siis töötavad. Jah, sest siia vist sobib hästi see lause ka, et nagu sellisel alal mõtlev sportlane on nagu hiljaks jäänud oma asjadega. Nii kui kohe, kui hakkad mõtlema meie alal kindlasti, nii kui mõtlema hakkad, oled kaotanud. Uskumatu on ju. Ei tohi mõelda. Korvpallis selles mõttes on täpselt sama, et kui sa mõtled, sa kas või pool sajandikku hiljaks jäänud, see olukord on möödas ja sa ei saa midagi teha, et see peab olema sinu DNA-s, selles mõttes kuidagi sinna juba sisse kirjutatud alateadvus. Aga mulle näiteks töötab selline asi, et mulle ei meeldi jätta ka nagu kõike improvisatsiooniks, et mulle meeldib nimetada seda, et ütleme, kui ma matsiks valmistun, siis ma põhimõtteliselt panen enda nagu püstolil on salv padruneid, siis ma panen oma padruneid valmis. Et igaks matsiks mul on oma salv padruneid ja ma panen need valmis endale niimoodi ja ma põhimõtteliselt vinnastan selle püssi ära, kui ma lähen ja siis mul on need olemas. Ma ei pea enam selleks hetkeks, ma enam ei pea mõtlema. Põhimõtteliselt nii kui ma lihtsalt vajutan, nii mul tuleb see vastav see kuul lendab välja sealt. Aga kui palju seal salves on nagu, kuidas ma siis ütlen, kui palju sa keskendud enne matši siis vastasele versus nii-öelda enda asjadele, mida sa nagu päriselt saad kontrollida, kui sa vastast ju ei saa. Aga ometi sul on ta kohta videod, ja ma ei tea, mis iganes info, et sa midagi saad nagu teha, aga kuskil on see ilmselt see piir, et kust nagu liiga palju vastasele keskendudes su enda see sooritusest lõppkokkuvõttes nagu sa pead ikkagi ise hästi esinema, mitte lootma mingi vastase eksimusele. Jah, see on sul õigus, ja. Aga ütleme nii, et ikkagi tuleb lugeda ja vaadata, mis vastasel on. On mingisugused, alati on mingisugused asjad, millega sa saad enda selle nii-öelda see salve padruneid kokku panna, selle järgi, võtad selle ikkagi spikriks.
Profimatšid meil on alati sellised, kus on sul vastane ammu teada, kindlasti sul on materjali tema kohta, mis ta teeb, mis ta ei tee. See ei pruugi selliselt olla, aga selle jaoks teedki nagu stsenaariumid põhimõtteliselt endale valmis. Et selle komplekti valmis ja siis oled automatiseeritud ja instinktivõhine matšis kõik, mitte mingit mõtlemist. Nagu kas kunagi on olnud niimoodi, et sa nagu võitled kellega, kes sa nagu mõelda ei saa, aga sa tunned selle mustri ära, et sa tead, et nüüd tuleb siit. Nii ongi ja üldjuhul kõik ikkagi ja. Okay. Peaaegu vahet ei ole, kes sul vastas on olgu või Ussik, ma arvan, et tal on ikkagi tema käekiri. Käekiri jääb ju enam-vähem ikkagi samaks. Sa ikkagi ei muuda päris seda käekirja. Väga huvitav. Kuule, aga tuleme korraks selle Tyson Fury asja juurde ka. No see on ikka päris crazy kogemus. No kuidas siis, seal oli seda õnne, et kuidas see asi siis nagu teoks sai, et sa Furyga seal 6 aega siis parisid? No see oli ju täiesti selles suhtes, see oli minu poolt nagu vedamine tohutu, et üldse temaga saada treenida ja rääkisin sellest Fury'le endale ka hommiku jooksmas kogu aeg koos ja siis alati jutustasime ja siis rääkisin talle seda, et kuidas ei olnud plaaninud üldse tulla tegelikult boksima ja ei plaaninud üldse teha tegelikult sellist tõsist treeninglaagrit. Ma ju tegin nädal aega ennem seda tulekut, tegin endale kaua oodatud parema küünarnuki sellise operatsiooni ära. Mul oli niisugune probleem küünarnukiga, et ma ei saanud kätt ei saanud päris sirgeks ja päris kokku panna, et närvivalu tuli vastu. Tegin selle ära ja siis läksin Taisse hea kliima ja et lähen taastuma jõulude ajal. Ja huvitav see, läksin sinna ja siis kuulsin ühel hetkel seal, olin juba seal 6 aega olnud ja siis kuulsin, et Tyson seal jookseb iga hommik rannas ja ärki, et okei, mees on siin. Ja siis rääkisin sellest Tysonile ja siis ta räägib täpselt sama moodi, et ta tuli tegelikult ennem jõule, tuli puhkama perega Pattaiale ja puhkab nädal aega juba seal puhanud ja siis järsku tuli uudis, et see Anthony Joshua oli see autoavarii ja see nagu sütitas temas kohe mõtte, et ta peab comebacki tegema kuidagi. Tundis, et see on nüüd tema koht. Ja juba õhtuks, selle sama päeva õhtuks juba andis teada, et näed, et otsiga mulle vastane ja teeme lepingu. Ühesõnaga, see tuli juhuslikult ja siis ta saatis pere ära, ta jäi sinna Pattaiale, leidis endale sealt tiimi, kellega sealt ettevalmistust teha. Samal ajal olin mina täpselt, kusjuures ma elama kolisin ka põhimõtteliselt täiesti kõrval tänavasse. See oli nagu nii uskumatu lugu, ja siis ma kuulsin, et ta seal jookseb ja siis oli kohe, et me peab vähemasti saama korra pilti temaga, et ikkagi selline suur legend ja et äkki see õnnestub mingi trenn teha, aga ei hakka palju lootma. Aga kuidagi saime läbi sealsete enda tutvuste ja asjade ja saime proovitrenni täitsa siukse kokku leppida. Kohe esimeses trennis sparring. Ja eks oligi selline proovipanek, et kas must on sparringpartnerit ja õnnestus nii hästi see, et olime oodatud järgmisesse trenni ka ja ülejärgmisesse ja siis lõpuks juba rääkisime koostöölepingust täitsa, et jäängi tema ametlikuks sparringpartneriks, sinna olen laagri kuni lõpuni. Niimoodi see tuli. Päris huvitav, aga ütleme, kui sa temaga seal sparrima hakkasid või trenni siis koos tegema või vähemalt lähedalt vaatama hakkasid, kas oskad nagu välja tuua midagi, nagu, mis on temas siis erilist? Ma näitasin pilti, mis oli vist sinu Instagramis või kuskil, kus olid sina, Fury ja siis 2 meest veel mustanahalist üsna nagu põkki tüüpi, kelle nime ma ei mäleta. Küsin abigas, et mis sa arvad? Missugune neist on nagu maailma üks parimaid poksijaid, eks? Fury oli kõige viimane, keda ta pakkus, on ju. Et kui mina ka nagu vaatan, siuke üsna lodeva kehaga tundub niimoodi seal pildi peal, okei, käed on pikad, aga... Oi kui kange. Temas on seda tõelisust, et ta ikkagi tema selline usk iseendasse ja vastupanuvõime raskustele ja valule ongi see, mis teeb temast selle legendi, kes ta päriselt on. Ma pole nii süvitsi loomulikult nagu Mats Lend, ega ma sellest tehnikas suurt ei tea, et ühesõnaga, et
teda võib nagu siis lüüa rohkem kui keskmist inimest, nii et tal ei juhtu mitte midagi? Ei saa selle järgi öelda. Okay. Ma ütleks pigem selle järgi. Mina nagu nägin tema erilisuse, nägin selle järgi ära, et me jookseme, meil olid pikad jooksud iga hommik, ja jooksime mingi 13 kilomeetrit seal. See on palju, me suurtele meestele. Päike ka muudku tõuseb, hommikul hakata jooksma, päike muudku tõuseb, aina kuumemaks läheb. Tempo on juba algusest peale kahtlaselt kiire, nagu kõik seal vaatad, isegi väiksema kaalu vennadki, ikka sükse pundiga jooksime. Kõik seal hakkavad juba väsima ja vaatan, ega ta ise ka, nagu nägu ka siuke juba päris läbi omadega. Ja siis on seal viimane 3 kilomeetrit on jäänud ja see vend paneb niukse gaasi põhja lihtsalt, nagu keegi ei jõua järgi. Panigi üksi, kuhu sa lähed? Ja siis ma mõtlesin, jäin nagu mõtlema, jooksime küll lõpuni selle ja jäin nagu mõtlema, et mida see mees teeb, kellele ta tõestab ennast, teistele üritab tõestada ennast või mis värk see on nagu. Aga oma peas ma ikkagi nagu olin suht veendunud selles, et mitte kindlasti seal ei ole mitte ühtegi teist inimest mängus tema selles tõestamises, et ta lihtsalt puhtalt iseendale. Ja küsisin, et kas oli niimoodi. Ja siis ta rääkis mulle pikalt sellest, et täpselt niimoodi ongi, et tal oli väga raske see sama hommik. Ta tundis, et ta on raske ja ta hakkab alla andma ja siis ta lihtsalt näitas, milleks ta endale näitas, milleks see mees võimeline on ja ta jooksis nagu mingit sprinti veel sinna lõppu. Ja ta ütles selle peale niimoodi, et vahet ei ole, kui raske sul on. Alati, kui sul on raske, on see hetk, kus tuleb tegutseda. Alati, kui sul on valus, on see hetk, kus sa pead iseennast võitma. Sa pead panema gaasi juurde, sa pead tegema. Et see õpetas mulle hästi palju. Hästi lihtne asi tegelikult on ju, võiks olla loogiline. Aga kui selle peale nagu sügavamalt mõelda, siis need ongi need indikaatorid, kus sul elus näiteks on mingisugune raskem moment, mingi valu, mis iganes valu, mentaalne, füüsiline. See on see hetk, kus tuleb käivitada ennast ja minna. No see on huvitav, sest jõusaalis raskusi tõstes me ju tegelikult teame, et kõige rohkem areneme siis, kui enam ise ei jõuagi seda kangi üles lükata, vaid keegi peab aitama. Aga elusse me seda sama suhtumist väga raske on nagu kaasa. Kui sa võtad, ütleme, võitlusspordis, kui sa oled seal ringis või sa oled hommiku jooksul, kui sa jooksed, siis sa saad seda tegelikult. Hästi palju on mentaalne. Ja just see, ma arvan, et see teebki temast sellise hästi endasse uskuva inimese, et ta suudab ennast võita momentidel, kus ta tahab alla anda. Nii et see tuleks jätta kindlasti alati meelde, et kui sa tahad alla anda, siis on see moment, kui sa sellel hetkel annad alla, siis sa tegelikult kaotad kõigile, eelkõige iseendale ja see on kõige hullem. See vist on isegi mingi teadus, et kui me esimene hetk, kui me tunneme, et me enam ei jõua, siis tegelikult meil on veel täpselt sama palju nagu paagis. Aga enamik ongi siis ma tean ise, ma enam nagu mingit päris sporti ei tee, eks käid niisama jõusaalis seal. Kui vanasti mul ei olnud kunagi probleemi see seeria nii teha, et ma ei jõudnud seda kangi, siis täna ma olen nagu 3 varusse, las ta siis jääb, ega ma ei lähe kuhugi ringi, et ma ei suuda ennast enam nagu selles kohas niimoodi pingutada. Vanasti see oli hästi lihtne. Aga vaata, kui huvitav printsiip see tegelikult on, see ei kehti ainult füüsilise suutlikkuse jaoks ega ka füüsilise valu jaoks, vaid samamoodi ka mentaalsed. Need mentaalsed asjad on teinekord ikkagi kordades tunduvad veel raskemad. Aga ongi, nagu ma selle sportlaskarjääri siis lõpetasin kohas, kus minu võib-olla, ma ei tea, kas seda saab eduks nimetada, aga see, miks ma üldse kuhugi jõudsin, oligi see, et ma suutsin tööd teha teistest rohkem. Juba 4 ristatsideme rekonstruktsioonist tagasitulekut nõuab päris palju tööd, eks, mida keskmine sportlane, kellel seda vigastus pole, ei peagi kunagi nii palju korraga nagu tööd tegema. Ja kui ma enam füüsiliselt ennast niimoodi ei pingutanud, siis kogu maailma raskus tuli mu õlule, kõik mu probleemid olid 10 korda raskemad. Kuni selle hetkeni, seal mul oli vaja veits professionaalset abi ka, aga ma leian, et nagu, kui ma tagasi läksin trenni, hakkasin lihtsalt jälle ennast liigutama, siis kõik läks jälle nagu lihtsamaks, sest ikkagi füüsiliselt, kui sa teed midagi rasket, siis ülejäänud asjad ei olegi nagu nii rasked, on ju mingid 120-ga, sinu jaoks ei ole midagi, minu jaoks 120-ga ükki teha on nagu hästi raske ja kui ma sealt ülevalt punnis ja punase näoga nagu üles tagasi jõuan, hull asi mul siis pärast nagu minna ja nagu vaadata, kuidas lapsed võib-olla natuke ülevelikud on, et see ei aja mind enam närvina.
ma arvan, et see külma veega on vist natuke sama, hommikul hüppad sinna sisse ära, see on kõige raskem asi, mida sa tänapäeval teed nagu tõenäoliselt. Asi ongi eneseületamises puhtalt, sa pead see mees, kes sul siin sees ütleb, et sa ei jõua, see ei raske, äkki see praegu aitab, pole praegu vaja. See vend tuleb võita, kõik ülejäänud on juba võidetud, siis nii kui sa seda teed, ülejäänud on juba lihtne. Vot seda õpetas mulle Tyson, et tegelikkuses ma oleks võinud saada sealt mingid hoopis teised. Ma sain kindlasti väga palju igasuguseid nippe ja asju, spikreid, kuidas edasi enda ettevalmistust teha. Aga ma just tunnen nagu sügava sellise mõtte sain sealt just selle. Väga hea, sa juba vastasid ära mu järgmisele küsimusele, et mis sa sealt kaasa said, aga ütle mulle seda parem, et kui sa nüüd tegid, ütle ikkagi maailma tipuga trenni, siis kas tundus sulle, et sa oled siis tipule lähemal, kui sa arvasid, või kaugemal, või missuguses perspektiivis nagu sinu enda boksikarjääri, ütleme siis? Ma tunnen, et ma kuulun täiesti sellesse, jah. Et tema ei olnud ainuke mu sparringpartner seal, et seal oli ka teisi tugevaid nimesid ja noh, ma olengi see. Sain sellest aru. Et olen nagu ise seda tegelikult alati tundnud, et ma nagu olen tugev ja kuulun sellesse nagu eliiti. Aga nüüd nagu sain sellele kinnitust ka. No see on väga tore kuulda. See just, minu jaoks on ka hästi oluline see, et ma olen ise enda kõige suurem kohtumõistja alati. Ja kui ma saan enda silmis aktsiaid tõsta, siis ma olen võitmatu. Ja ma arvan, et see käib kõigi inimeste kohta tegelikult niimoodi. Väga nõus. Aga lõpetuseks räägiks võib-olla sellest, et missugune sa väljaspool sport oled, et mis sind sütitab, millega sa tegeled või ongi, see väga palju vaba aega ilmselt ei ole, aga mis sulle veel meeldib? Ütleme jah, et kui on ikkagi treeninglaager, siis mul ei ole vaba aega praktiliselt üldse, mul on niisugune 2-3 liigutamise sessiooni päevas, teeme selle jooksu, tulen teen hommikusöögi, teen une, ärkan, söön jälle, panen trennis kokku, lähen teen trenni, tulen söön, jälle teen kerge väikse pikutamise, siis lähen järgmisesse trenni ja siis natukene jääbki paar tunnikest sul aega, et tegelikult ei ole liialt palju seda vaba aega. Aga ma olen hästi fanaatiline inimene, mul on hästi lihtne leida endale miskit, mis ma leian igalt poolt ja sellepärast ma olen üsna ettevaadik, mida ma endale täna ellu valin, millega tegeleda valin, sest ma jään kohe sellest nagu niivõrd sõltuvusse, ma tahan kohe selle teha nagu suuremalt kui lihtsalt teha. Et sellepärast ma pigem praegu ootan nende asjadega. Aga sa ei tunne, et oleks vaja midagi, mis vahel nagu sellelt võitlusspordilt või boksilt nagu mõtted eemale viiks või see... Mul vastupidi. Ma nagu pigem tunnen, et just ma olen selline, jah, aga see on ka kohati võib-olla, see kõikidele see ei sobi, aga mulle see sobib. Ma toon kas või lihtsa näite, et näiteks ma ei tea kohvi, ma võin ka juua, minu jaoks ei ole paha juua 10 kohvid päevas. Nagu mul ei ole niimoodi, et nüüd, kui ma joon ühe veel, et siis mul tekib tohutu see, et ma ei saa enam nagu, mul läheb nagu raskeks, mul pigem nagu läheb veel paremaks ja samamoodi kehtib ka, ütleme selle kui ma võitlusspordiga tegelen, siis mida rohkem ma teadmisi ammutan kokku, mida rohkem ma trenni teen, mida rohkem ma teen, seda paremaks ma saan. Mul see kuidagi see tassi nagu ei saa nagu üleliia täis mitte kunagi. Mul seda ei ole. Aga mis sa arvad, kas sa oled kunagi mõelnud, mis sa teeksid, kui sa ei oleks võitleja? Mul ei ole üldse probleemi sellega. Et vaatame. Okay. Eks elu näitab. Mul on igasuguste asjade vastu väga kerge huvi tekkima, nii et ühel hetkel see kindlasti tuleb. Siis vaatame järgmist. Väga hea. Ma arvan, et see on väga põnev vestlus olnud, sest võitlusspordist ongi lihtne mõelda kui ainult füüsilisest alast. Aga nagu just kuulsime, on see tegelikult pidev töö just eelkõige iseendaga. Valu, selline ärevus, surve, need ei kao mitte kuhugi. Küsimus on, kuidas sa sellega toime tuled ja selle enda kasuks tööle paned. Uku, aitäh sulle. Väga põnev jutuajamine tõesti. Edu edasises karjääris ja muidugi elus ka. Ja kuulajale, kui siit midagi kaasa võtta, siis ma ütleks, et tugevus ei ole see, kui sa valu ei tunne, vaid tugevus on see, kui sa suudad teha otsuseid siis, kui kõik on ebamugav ja siis edasi panna. Täpselt nii. Aitäh kutsumast. Aitäh.